Merlin Haridus- ja Teadusministeeriumist räägib meile täiskasvanu hariduse meetmetest. Ole hea. Tervist ka minu poolt kõigile vapratele, kes selle pika päeva täna on siin vastu pidanud, et kuidagi selle kohaga seostub mul see paralleel, et kui loomaaias on palju erinevat liiki loomi, siis mulle tundub, et tänase päeva valguses ka neid erinevaid sekkumisi ja meetmeid ja tegevusi, mida välja töötatakse, on üsna palju ja eripalgelisi. Loodetavasti siis igaüks leiab neist endale vajalikku. Aga mina siis tõesti keskendun oma ettekandes eelkõige täiskasvanuhariduse teemadele, aga slaididel on ka siis ülevaade nendest erinevatest sekkumistest ja kontaktidest, mida siis Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ette valmistatakse. Ja Helna juba rääkis teile siis eesti keele õppe arendamise suunast, et see on siis üks neid selliseid suuri prioriteetseid valdkondi praegu nii meie selliste poliitiliste prioriteetide kontekstis kui ka siis pikas perspektiivis Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest kaasrahastatud. Siis teine selline suur fookusvaldkond, kus me viime tegevusi ellu ja aitame hoogu anda nii-öelda noorsootöö valdkonnale ja niitnoortele, on siis rahalise mahuga 46 miljonit. Siis kolmas suur suund, mille alla koondub mitmeid erinevaid tegevusi, on siis laiemalt elukestva õppe toetamine ja edendamine, millest räägin siis järgnevatel slaididel täpsemalt, aga mille alla koonduvad siis ka laiemalt kutsesüsteemi reform ja kogu selline täiskasvanuhariduse edendamine. Siis kolmas selline suurem suund on siis õppe parem seostamine tööturu vajadustega, ja selle alla siis koonduvad nii õpetajate, haridustöötajate, noortevaldkonna töötajate järelkasvuga seotud teemad, õppekavade arendamisega seotud arendused, laiemalt kogu selline IT-õppe arendamine, samuti siis teaduskommunikatsioon ja kõrghariduse kvaliteet. Ja selline viimane suurem plokk temaatiliselt on siis koolivõrgu korrastamine, mille puhul siis uuel perioodil on fookus siis Ida-Virumaal, kaasava hariduse investeeringud, piirkondlike selliste hariduskeskuste piloodid ja kvaliteedi ja innovatsiooni arendamine siis üldhariduses. Ja kõik need teemad jaotuvad siis omakorda suurematest teemadest väiksemateks teemadeks. Slaidid te korraldajate poolt saate, nii et ma ei hakka siinkohal kõiki neid ridu ükshaaval läbi käima, aga panime teile temaatiliselt siis need õigete inimeste kontaktid, et ei peaks mööda kodulehekülgi otsima, kes siis ühe või teise teema eest. Kui teil on küsimusi, oskab teid täpsemalt vastusteni aidata või kui on ettepanekuid, siis need on need inimesed, kes nii-öelda neid toetuse andmise tingimusi ette valmistavad. Ja punasega siis nendel järgmisel kahel slaidil on siis markeeritud omakorda need sekkumised või tegevused, kus siis on ka avatud taotlemist planeeritud. Aga nüüd siis läheks pisut süviti täiskasvanuhariduse teemade juurde ja nagu ikka mõttekoht, et kas me oleme maailma kõige targem rahvas või ei. Ja kui ei ole, siis miks ei ole? Et nüüd korraks võtab igaüks aja ja mõtleb, et kas ta eelmise 12 kuu jooksul osales mõnel koolitusel, käis kutsekoolis, õppis midagi või omandab hoopis kõrgharidust. Kui te mõtlesite oma peas jah, siis te olete see inimene, kes kuulub Eestis umbes selle 35% inimeste hulka, kes pidevalt sellise enesearendamisega tegeleb.
igal aastal umbes 65% elanikkonnast on siis need, kes aktiivselt sellises õppes ei tegele. Ja selle taustal siis, kuigi me näeme, et meil erialase hariduseta inimeste osakaal küll tasapisi langeb, siis on ikkagi üle 250 000 inimese Eestis neid, kelle haridustase piirdub keskharidusega, räägin siis täiskasvanutest, ja omakorda neist üle 25-aastast, et see on 153 000 kuskil siis neid, kellel pole ka keskharidust. Nii et need on võib-olla sellised suured suunad või fookused, millega me tegelikult sellel perioodil oleme tegelenud, aga millega me ka oma tegevusi järgnevatel aastatel jätkame. Ja need tegevused on siis suunatud väga suures osas tööealisele elanikkonnale ehk siis erinevatele Eesti inimestele, aga eelkõige fookuses on meil ikkagi need sihtrühmad, kes osalevad elukestvas õppes vähem, kes õpivad vähem. Me näeme, et meil on selged erisused piirkondade lõikes, meil on vanuserühmade lõikes selged erisused ja haridustasemete lõikes samamoodi, mida kõrgem haridustase, seda rohkem pidevalt täiendatakse, õpitakse, mida madalam on haridustase, seda vähem õpitakse. Nii et kui me neid tegevusi suuname, siis me katsume neid sihitada just sedapidi, et neid sihtrühmi rohkem õppima saada. Siis kindlasti üks selline grupp ja kasusaajad on täienduskoolitusasutused ja suuname siin siis nii selliseid arendustegevusi kui ka koolitusi täiendkoolitusasutuste ja koolitajate kompetentside ja oskuste tõstmisele. Siis kindlasti ka kohalikul tasandil püüame edendada just sellist võrgustikutööd, et ka täiskasvanu hariduse teemad ja olulisus leiaksid kõlapinda, toetust ja tegevusi ka kohalikul tasandil. Ja siin meil tegelikult sellel perioodil oleme käima lükanud sellised täiskasvanu hariduse võrgustikud, kelle kaasabil me viime siis ellu erinevaid õpisündmusi, üritusi ja teavitustegevusi, mis kõik aitavad kaasa siis inimeste õppesse toomisele. Ja kokku siis selle sekkumise eelarve on üle Euroopa Sotsiaalfondi toetusena siis üle 78 miljoni, millele siis me selliste teemaplokkidena siis tähelepanu pöörame. Üks osa siis tegevuste poolest on suunatud sellele, et me viime läbi koolitusi, mis on siis laiemalt elanikkonnale kättesaadavad, ja nende prioriteetide seadmisel, kuhu need koolitused fokusseeritud on, seal me lähtume Kutsekoja poolt välja töötatud oskuste ja tööjõu prognoosidest, mis siis annavad kätte järgnevate aastate jooksul need perspektiivid ja fookused, kuhu tuleb tähelepanu suunata, missugused on kasvavad sektorid, mis on kahanevad ja omakorda sektorite ja ametikohtade lõikes ka täpsemalt siis need kirjeldused, mida ühes või teises valdkonnas arendada on vaja. Siis on käima läinud selline Euroopa kontekstis ka laiemalt mikrokvalifikatsioonide ja mikrokraadide väljatöötamine ja ka reguleerimine, et see on siis tegevus, mis on seotud meil ka tegelikult täiskasvanukoolituse seaduse eelnõu muudatustega, ehk siis me näeme mikrokraade kui sellisest lühikese täiendkoolituse ja pika tasemeõppe vahepealset õpet, mis on siis riigi poolt see täiendkoolituse pakkuja kvaliteet on hinnatud. Ja see peaks siis aitama kaasa omakorda sellele, et on võimalik vajadusel siis, kui sul on juba tasemeharidus omandatud, omandada uued oskused sellised pikemas õppes, aga mitte siis tasemehariduses, ja teisipidi ka võimaluse neid klotse omavahel siis kokku kombineerida ja lõpuks siis jõuda ka tasemehariduseni. Siis kindlasti uuel perioodil märksõnadena oskuste tõstmise kontekstis on aktuaalsed rohe- ja digioskused ja digioskuste kontekstis ka selles mõttes sellised, ütleme siis baasoskused, et ka seal me näeme, et
see selline lõhe inimeste oskuste vahel on tegelikult päris suur ja Eestis on väga suur hulk inimesi, kellel ei ole isegi neid baasoskusi. Ja kindlasti siis nende uute teemade osas on vaja tõsta ka selles osas toetada koolitusasutusi nende just ka roheoskuste pädevuse tõstmisele, kuidas neid õpetada. Siis on teemaks ka e-õppe võimaluste arendamine ja toetamine ehk koroonakriisis selles mõttes see tendents on oluliselt muutunud ja kui vaadata maailmatrende, siis me näeme samamoodi, et tegelikult selline e-õppe osakaal jätkuvalt näitab kasvu ja kasvutendentsi. Ja samuti siis sellised pilootprojektid kogukondlikul tasandil, et kuidas just madalama haridustasemega inimesi õppesse tuua. Kõik te ilmselt kasutate digiretsepti, küllap kõik te olete sisse loginud ennast tervise digilukku, väga paljud teised teenused on kõik juba Eestis digitaalselt olemas. Püüame siis uuel perioodil liikuda sinna suunas, et kui osaleme täiendkoolitusel, siis samuti need tunnistused ei peaks meist igaüks neid korjama sahtli põhja, vaid ka siin me saame teha siis nii-öelda sellise digitaalse arenguhüppe ja need hakkavad nii-öelda siis digitaalselt saama säilitatud. Siis teine suur teema kindlasti on täiendkoolituste kvaliteedi teema, mis siis haagib ka nende samade mikrokvalifikatsioonidega, ehk siis mikrokvalifikatsiooni õpet saaksid pakkuda kõrgkoolid ja kutsekoolid, kellel on siis õppe läbiviimisel antud õigus, ja ka need täiendkoolitusasutused, kes on siis vastavas õppekavarühmas kvaliteedi hindamise läbinud. Ja siis kõigile teistele täiendkoolitusasutustele samamoodi siis avada selle kvaliteedi hindamise süsteemi, et tekiks nii-öelda siis justkui kvaliteedimärgis ja tarbijale lihtsam ka valiku tegemise koht, et missugusesse õppesse siis suunduda. Siis varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise puhul me näeme, et päris palju arvestatakse varasemat õpikogemust, aga mõnevõrra väiksem on see praktika varasema töökogemuse arvestamise puhul nii-öelda õpingutes ja samamoodi siis on siin kõvasti arenguruumi ka, kuidas hakata informaalset õpet oma õpingutes siis arvestama, et ei peaks siis juba varasemalt õpitud uuesti jällegi läbi tegema hakkama. Ja kindlasti seda kõike siis toetab ka selline laiemalt õppimisvõimalustest teabe kättesaadavuse parandamine, laiemad sellised teadlikkust tõstvad kampaaniad, info kättesaadavuse parandamine, ja seda siis toetavad ka uuringud ja neist kõige suurem siis praegu just käimas ka juba on siis täiskasvanud õppija oskuste uuring PIAK, mille tulemustest me siis varsti ka kuuleme. Ja teine suur plokk tegevusi on siis suunatud nendele täiskasvanutele, kes on siis keskhariduseta ja kes võiksid oma teed jätkata siis kas nii-öelda kutsehariduse suunal või täiskasvanute mitte statsionaarset õpet pakkuvates õppeasutustes, kus siis nii-öelda õpivõimalused on paindlikumad. Ja siin on siis teemadena samamoodi arendustegevused plaanis ehk kas ja missuguste tugiteenustega jätkame või missugused uued tugiteenused välja töötame. E-õppe võimaluste tase on ebaühtlane ja siin on kindlasti päris palju potentsiaali. Samamoodi siis koolide toetamine ja kompetentsi tõstmine täiskasvanute õpetamisel. Ja teemana ka laual siis see, et kas ja kuidas me saaksime täiskasvanud hariduslike erivajadustega õppijaid paremini ka täiendkoolitustes toetada. Et need olid siis need tegevused, mida me rahastame Euroopa Sotsiaalfondist, aga oli siin küsimus ka täna roheoskuste teemal.
Ehk siis roheoskuste arendamine on meil fookuses siis RRF-i vahenditest ja seal on meil siis 2 suunda. Üks on nii-öelda oskuste arendamine, et toetada ettevõtetes siis digipööret ja teine suund on siis nii-öelda rohepöörde suund ja summad siis vastavalt eelarveplaanid selliselt, et digipöördele on siis kavandatud 10 miljonit ja roheoskustele 15 miljonit. Ja digipöördes tähendab siis teatud valdkondades siis nii-öelda õppekavadesse nende oskuste integreerimist, aga ka siit tuleksid siis nii-öelda IKT spetsialistide juurdekasvu võimaldavad sellised täiend- ja ümberõppeprogrammid, siis väiksemas mahus infoturbejuhtide koolitusprogramm, piloteerime ka siis väike- ja keskmise ettevõtete juhtidele ja juhtivtöötajatele suunatud koolitusprogrammi ja teemaks on siis ka see, et kuidas need uued digioskused siis ka omakorda laiemalt kutsestandarditesse integreerida. Ja roheoskuste suunal siis on meil välja valitud teatud fookusvaldkonnad, kus siis samuti hakkab toimuma koostöös siis erialaliitude ja kõrgkoolidega nii-öelda õppekavade arendus, mille baasil siis võiksid tekkida sellised moodulid, mida saab kasutada nii tasemeõppes kui ka täiendkoolituses ja nii-öelda siis selle õppe läbiviimist on siis samuti plaanis toetada. Et see on selline kiire ülevaade linnulennult ja siinkohal mina oma ettekande täna lõpetaksingi. Ma näen, et meil on aega ka küsimusteks. Aitäh, Merlin! Andke palun märku ja tulen kohe mikrofoniga. Juba on küsimusi. Ja, tere päevast kõigile. Mina olen Mait Rungi Eesti ettevõtluskõrgkoolist Mainor ja mul on tegelikult 2 lühikest küsimust. Et esimene puudutab neid toetussummasid. On väga tänuväärne, et see lõpuks hakkab nüüd nii-öelda käiku minema ja need summad on olemas ja need meetmed on avanemas. Aga mind huvitab lihtsalt see, et kuidas need summad on kujunenud. On need meie enda siseriikliku mingi vajadusanalüüsi põhjal kujunenud, on need Euroopa Liidu poolt meile ette öeldud või on need mingite teiste Euroopa Liidu riikide ka nii-öelda parimaid praktikaid või proportsioone arvestavad. See on üks siuke plokk, et kuidas need summad on konkreetselt ühele või teisele alammeetmele on kujunenud. Ja teine küsimus puudutab seda, et need meetmed, reameetmete osas oli avanemiseks märgitud selle aasta teist poolaastat, et kus me oleme päris tublisti juba keset seda poolaastat, aasta lõpuni on jäänud loetud arv kuid, et kas siin saate olla kuidagi konkreetsemad, millas nad konkreetselt avanevad ja kuidas see edasine ajakava nende meetmetega on? Aitäh! Et võib-olla sellist suurt pilti saavad kommenteerida minu kolleegid, kuidas tervikuna on see, mis puudutab täiskasvanuhariduse meetmeid, siis plaan on selline, et me praegu selle suure mitteformaalsele õppele suunatud toetuse andmise tingimusi praegu töötame just sellel sügisel välja, loodame, et saavad kinnitatud järgmise aasta alguseks. Siis see, mis puudutab keskhariduseta inimeste tagasitoomist õppesse, selle tegevuste sisulised arutelud algavadki nüüd oktoober, november, detsember ja eelnõu faasi loodame jõuda siis järgmise aasta esimeses kvartalis. Mis puudutab rahade kujunemist, siis annan sõna kolleegidele üle suure pildi osas. Siis rahade kujunemine oskab kindlasti ka Kadri suurt pilti selgitada, aga põhimõtteliselt on see selline kahepoolne protsess. Et ühest küljest jah, Eesti vajadused ja prioriteedid ja teisest küljest ka üldsummanetena siiski nii-öelda raamistik, kus Eesti oma arengutasemelt on ja kui palju siis nii-öelda üldpõhimõtetena Eestile toetust antakse.
Ja siis järgneb valitsuse tasemel läbirääkimiste protsess, kõigi teemavaldkondade vajadused olid kordades suuremad kui eelarvelised võimalused, valikud tehakse lähtuvalt siis nii-öelda ka sellistest suurematest riiklikest prioriteetidest. Aga Kadri saab veel täiendada. Jaa, ma teen otsa lahti, et siis Inge haridusministeeriumist saab võib-olla veel midagi valdkonna spetsiifilist lisada. Põhimõtteliselt sa rääkisid väga palju ära juba, et kui astuda veel üks samm kõrgemale, et siis kõikidel fondidel on kaasas ka mingisugused piirmäärad või protsendid, mis tuleb täita, mis tulenevad siis sellest, mis on Euroopa Liidu tasandil liikmesriikide vahel prioriteetideks seatud või kokku lepitud. Ja kui me räägime sotsiaalfondist, siis selles on kokkulepe, et 20% rahast peab minema sotsiaalsesse kaasatusse, mis tähendab siis eelkõige hoolekande lõimumise tegevusi. Ja ülejäänud raha on siis suhteliselt vaba liikmesriigi selles mõttes suunata. Küll aga on siis läbirääkimiste aluseks olnud meil ühelt poolt Eesti 2035 pikaajaline strateegia, teiselt poolt siis Euroopa Liidu poolt koostatakse, nagu te teate, igal kevadel Euroopa semestri raames riigi raport, selle põhjal riigipõhised soovitused ja see on see alus, millega siis Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi alustatakse, millest Euroopa Komisjon lähtub, nii et siin Eesti esitab omad ettepanekud ja siis alustatakse läbirääkimisi ja see on see tulemus, kuhu me oleme täna jõudnud. Nagu Merlin ütles, neid vajadusi taotleti üle 4-kordselt, nii et iga valdkond tahaks tegelikult saada oluliselt rohkem raha. Inge, tahad sa täiendada? Ei, selle rahade jaotuse osas mul ei ole midagi täiendada, see on nii põhjalikult juba kirjeldatud, aga võib-olla nende meetmete avanemise osas, et 22 aastal meil ühtegi taotlusvooru hariduses ei avane, et ilmselt seal ees slaididel olid sellised käskirjalised tegevused, mis on pigem sellise ministeeriumi poliitika arendamiseks või suunamiseks, et üks on kvaliteediarendus kutse- ja üldhariduses, see on juba avanenud ja käivitunud, kohe on käivitumas siis see kutsereformi tegevused ja mõni veel aasta lõpuks võib olla, aga need ei ole jah selliseks, seal ei saa nagu taodelda, et seal saavad küll läbi hangete võib-olla erasektor osaleda kuidagi panust nagu arendustes, aga ülejäänud jääb jah 23 aastasse pigem. Aitäh vastuse eest, et mul on üks lisatäpsustus, mis puudutab nüüd konkreetselt seda vastuseks saadud kommentaari, et kõik need summad erinevates valdkondades oli kordades üle märgitud. Ja mind nüüd huvitab, et kas need summad, mis me siin täna nii-öelda nägime, et need on siis juba nendest üle märgitud summade põhjal lõplikult kokku lepitud summad, millega võib nii-öelda need valdkonnad võivad arvestada või võib siin veel tulla nii-öelda erinevusi tervetes nendes pottide suurustes? Jaa, et need summad, mis on täna slaididelt läbi käinud, need on nüüd kokku lepitud Euroopa Komisjoniga läbirääkimised on kohe läbi, ehk et Euroopa Komisjoni poolt on oodata siis otsust Eesti rakenduskava kinnitamiseks umbes 10. oktoobril, nii et siis kogu see peaaegu 3 aastat kestnud läbirääkimised saavad lõpu, nii et nende summadega saab tõesti arvestada ja neid juba hakata siis ellu viima, neid meetmeid. Nii, ühe küsimuse jõuame veel võtta. Ma küsiks traditsiooniliselt, kas sellest meetmest ettevõtjate organisatsioonid oleksid kaebekõlblikud arendama spetsiaalsed koolitused näiteks väikeettevõtetele rohe- või digipöördeks? Eraldi me taotlemise võimalust ei näe, küll aga tõesti püüame neid koolitusprogramme välja töötada selliselt, et ettevõtjate vajadused oleksid adresseeritud. No mina arvan, et võiks teha koostööd nende organisatsioonidega, et selleks ei pea igale ühele eraldi taotlusvooru korraldama, vaid oluline on ju see, et nii-öelda õppesisu võtaks arvesse neid vajadusi, mida turul vaja on.
jah, ma kutsun üles siin pidama siis dialoogi Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et nende meetmete tingimused saaksid kõik kenasti paika ja arvestaksid siis reaalseid vajadusi. Aitäh sulle, Merlin, tõmbame sellele teemale ka joone alla.